vaated. Tõotavad ainult ühte. Siit tuleb üks suur ja vinge 3-päevane seiklus sinu lemmikus Eestimaa paigas. Me teeme sellise challenge'i, et me paari päevaga külastame võimalikult paljusid ägedaid Setumaa kohti. Pühapäeval on veel üks eriti suur pomm varuks. Oh my god. Ole valmis. Kus me oleme? Me oleme Lõuges. Rõuges. Kertu, kas sa oled loomasõber? Jah. Me oleme maal. Nii tore. Ja vaata, kes siin elavad. Kõige kasulikum on lasta ennast susata muide siia peopesa peale. Kas proovime täna ka? Et niimoodi käsi siia või? Pärast suskamist teatavasti nad ju sulevad ära, siis ma ei taha, et kogu see kamp siin ära sureks, sest mett armastan ma ka. Kukk ootab sind juba, tal on haripunane. Ossa. Mõtle, kui kardan kukkesid. Keda ma ei karda? Mina olen maalaps ja mina kardan kõike. Täna alustame seda retke väikese metsa jalutuskäiguga, kus hakkame otsima ravimtaimi. Just õitsemise ajal korja. Võid õisi võtta. Teine, õied lihtsalt kuivata. Siis korjad need lehed ära. Siit tuleb see Ivan-tšai. Sellest tulebki Ivan-tšai. Sest et poes müüakse metsmaasika lehede, aga võlu on marjades. No, pässikust olete midagi kuulnud? Mustast pässikust. See on, öeldakse, et imerohi on ju kõiki asjade vastu hää. Tuke mõru. Tahate mett sisse äkki? Mitte mingil tingimusel. Täna on heinamaaria päev ja naised pidid jooma naiste puna, mis on siis naiste puna, pannakse viina sisse ja see on 10 päeva pimedas kohas, kunnatakse ära ja on valmis. Ja nüüd ma pakun teile seda. Liisu, me hakkame jooma. Ma olen selle pässiku kallal alles. Nii tore. Kas trikoo on kaasas? Meie siin Võrumaal käime ikkagi alasti ujumas ja ainult alasti. Ma ei tea, see kõik on siin nii salapärane. Natuke hirmus ja põnev ka. Meile öeldi praegu, võtke lihtsalt paljaks, ujuma ja siis sa oled kohal. Siis on alles võimalik saunatamine. Mis sa nendest võimsatest väeriistadest siin arvad? Sellega ma annan sulle kohe vitsa. Sellega, Liisu. Tule öösel sind ilma ermatama. Ma arvan, et sa hetkel kasutasid neid kõike valesti. Väga ilus oled. Enne sauna minekut ma meigin ennast alati korralikult. Me läheme nüüd saunarituaalile. Tämberlämmisanna siis pere, mis tekse teile sarapuu ehk siis pähklipuu viha. Ja kui sa vihta tiit, et siis tiita oma käelaba pikkune ja täyskasvanu naisel võin olla 21 osakest siin vihaseen, mis siis kaamikustu vihtmine käy. Maailma anna jõudu, taiva vägi kuus tarkust, taiva vägi kuus tarkust. Nüüd on lugu selline, Kertu, et sa pead paluma. Mina Eda palun, et kõik halb, mis on olnud, jääks selja taha ja see headus, mis on mu ümber, see jätkuks. Liis. See on siin rastikuviin, mis ravib seestpidiselt ja välispidiselt. Kuna mina olen seda juba tarbinud, siis mina nüüd joo seda. Jood küll. Lõpeta. Sa maitsed.
lõpeta ära nüüd. Mul juba hakkas sees keerama, ma ei suuda. hirmule näkku. Ma ei joo seda. Vaata talle silma ei, ma ei taha. ja jood. Ei. Üks lonks. Vaata endale silma, sa oled sina siin sees. See oled sina, vaata endale otsa, 2 käega kinni ja lihtsalt üks lonks. Oma hirmudele pead otsa vaatama, enne need hirmud üle ei lähe. Hinga välja sügavalt. Ma tõesti väga kardan. Hinga välja sügavalt, vaata sellele silma ja joo. See oledki sina. Läheb. Üks lonks. Oh, Kui hea. kui kange. Mis minuga juhtub nüüd? Veri saab puhtaks. Läheb varvasteni välja. Ma ei uskunud, et ma joon seda. Mis on need 3 asja, kõige lihtsamat asja, mida teha, kui inimene läheb sauna? Et hingata nii, et mõtteid enam sauna ei mahu. Ole enda vastu aus. Võta ennast alasti, kuula oma keha, kuula oma hinge ja ole enda vastu aus. Siis läheb saunas kõik hästi. Saunatamine pole mitte kunagi nii romantiline olnud. Täna öösel niisukene ma kutsun sind jälle telki magama, sellepärast et meie ei ole mingid moodsad preilid Tallinna linnast, vaid meie peame lugu matkamisest ja telkimisest. Kas tohib? Kui vanad need kotsikad on? 12. sündisid juuni. Issel, kui palju. Kell 6 peab ärkama ja lüps ja... No selles mõttes, et hommikul 7-st õhtul kella 6 on lüpsi kellaajad. Ahah. Et Vahepeal saab päikest võtta? vahepeal saab päikest. Issand, see maaelu, ma ütlen, see on imeline. Ma igaks ütlen, me oleme mõlemad maalapsed, meie oleme kivapõllul käinud nii, et vähe pole ja kõblanud ja igasuguseid väga raskeid töid teinud. See lüps, no see on lihtsalt lust ja lillepidu. See on magustoit. Tere. Oi, kuule, päik. Te olete väga sarnased küll. Ma tean. Ta hakkab nüüd siis elama kalamajas. Isa lubas, et kui ma suureks saan, siis ma saan endale kõik loomad ja kitse mul ei olegi veel olnud. Noh, mis teed? Valmistame isale piinlikkust. Me oleme kuskil lae all siin. Kas see on su uue masinavõti? Vend. Yes. Nii, aga ütleb peale. Minule jääb siis ainult see kõrvalistuja kohta Umaru pealt. Jah, meil istub see sulane istub siin kõrval. Kuidas Kertu hakkama sai? Tal ei olnud mingeid probleeme, see traktor jäi võib-olla isegi liiga väikeseks talle. Meil läks nüüd niimoodi, et ma hakkasin siin kermat õpetama, siis poisid ja midagi. Võta see võti ja õpi veel. Aitäh! Kits jäi maha. Su ema juba ootab, tegi pesa ära. Ei, kuna kits ei tahtnud linnusesse tulla, siis tema võtame hiljem peale. Ma tahaks seda mütsi. See on kiiver. Kallis. Poiss ei tahtnud kiivrit, aga Liisu tahab.
kas ma tembeldan teid ära või pallastan Tembeldage ära? muidugi. Tembeldan ikka nii, et kaugel oleks näha. Oo, tätoveering. Et kellel rohkem veab, see võib ka vetsu kinni jääda. Et meil tegelikult kummitus paneb inimesi kinni. Kas see on nali või ei ole? See ei ole nali, see päriselt. Võtame ka käestki. Igatahes Mind endiselt kummitab mõte kummitustest. Kas nad on siin? Kus nad on? Need, kes jõuavad torni ilma, et mesilased neid suskaksid, on patust vabad. Liisu, torni. ma ei tea, kas ma julgen. No, siis sa oled kindlalt patune. Sutsud käes. Kertu sai 4 sutsu. Mina olen patuvaba. Me tulime su poodi. Kui ilus. Ühesõnaga, see on esmakordselt, kus ma pean tegema üleskutset, armsad inimesed, kes te tahate tulla Jüri juurde poodi, siis palun ärge tulge. Tal ei ole seepi teile. Te tulete ainult siis, kui te olete äärmises hädas. Ärge kohe tulge, et tulge natukese aja pärast. Selle poega, mida inimesed seovad, mida nad ostmas käivad, on see kloostriseep ja tõrvaseep ja rabaseep. No ütleme niimoodi, et kui sa avaldad soovi, annad vihje. Murakad on minu vihje. Nii. Ma hakkan mõtlema nüüd ju, kuidas teha murakas. Murakas läheb ka sellesse rabaseebi maailma. Ma loodan, Jüri, et kui mina järgmine kord siia tulen, ja ma tulen kindlasti, siis on juba muraka Kertu seep ka sul müügil. Leping tehtud. Kas te olete valmis kohtuma Setode Jumalaga? Seal saab paluda kõike, mida sina soovid. Mis iganes on sinu südame soov? Ma olen väga valmis. Kas sul on midagi kaasas? Jaa. Mina unustasin maha käinud, tore. Kõik sinu soovid, mis sa Pekole usaldad, täituvad. Ole siis valmis oma soovideks. Kas te olete valmis? Jaa! Olgu! Lapsed, läheme Venemaale. Vene piiripunkt. Siin on autost väljumine keelatud. Kohe tulid Russia märk tuli ette. Kui sa veel ei saanud aru, siis Venemaa, mis Venemaa. Ma olen nii elevil välismaa reis. Vot siin ongi see mees, kelle saun, vot see sama saun asub Venemaal ja maja asub Eestis. Tema võib saunas käia, aga sõbrad ei või. Mitte kunagi. Nii põnev. Meie oleme valmis. Kas meil on mingit soovi? Ja Liisule joodame täna kukeseene veini. Meid pannakse nüüd tööle. No alustame kõigepealt sellest. Kõik inimesed ei tea isegi, mis asi on sõir. Sõir on kohvimajuust. Kui te tahate meistri käe sõira tegemist õppida, siis ainult Sirje. Oi, aitäh. Nii, aga siis me asume tööle. Jaa, muidugi. No nii, maitseme ära. Ise tehtud. Väga hästi tehtud. Me õppisime ju siiski meistrilt. Kohe näha. Fitness-toit. Ei ütleme, et see on fitness-toit. Kui arvestades, et me kõnnime homme 42 kilomeetrit, siis täna võiks seda kausika süüa.
Kere, kere sõsar seo kingo pääle kere. Kere sõsar seo kingo pääle. Mäel mäelillas on laulu laulda mäel. Mäelillas on laulu laulda. Tulgeks, tulge laulma seo mäe pääle. Tulge, tulge laulma seo mäe pääle. No tere hommikust! Kas sulle jäi 2 päevast Setomaal väheks? Me läheme läbi meid segasid jälle. 42 kilomeetrit ootab meid ees, aga see ei ole joostes, sest me ei ole veel sellises maratoni jooksu vormis. Me oleme kõnnivormis ja me läheme siis Siinse kandi imeilusatesse metsadesse. Mustoja maastikukaitsealase kulgeb. Ja see oli ka 10, 21, aga miks mitte 42, kui ka selline võimalus oli? Muidugi. Mina kavatsen sama kiiresti kõndida, nagu me jooksime Otepäält Piritale. Vähemalt. See on 4 tundi siis ju? Jaa. Mina kavatsen kõndida 6 tundi. Nii et ma siis 2 tundi ootan siin finišis. Oh yeah! Selle maratoniga on nii, et kui jooksed, siis saad disklahvi. Vaadake mind. Disklahv. Nii sa sai disklahvi. Ma panen üksi edasi nüüd. Ma lähen nüüd finišisse lebotama. See esimene kilomeetri on alati kõige raskem. Selle ajaga on mul juba läinud soeng sassi. Mul on juba hingelda. Ma olen ühe korra kukkunud ja minu varbaluu, mis mul on katki, valutab ja mitte vähe. Siit edasi läheb ainult kergema. Ainult 41 veel. Yes! Mul muusikat ei ole, aga nagu kuulda, siis sõbrad teevad tümmi. Ja nii kui ma seisma jään, siis nad panevad mu karistuseks nahka. Tere 10! Liisu on jäänud kusagile, ma ei tea kui kaugele maha. Igal juhul mul oli võimalus valida kas 21, minna sellele rajale või siis jätkata 42. Tänu sellele poisile tere Kaida. Ma ikkagi võtsin ka 42. Ma ei tea, kas Liisu tuleb nüüd seda teed või kusagil mujal, aga ma loodan, et Värskas näeme. Mis teed? Kus sa tulid nüüd? Sai su kätte? Meil on siin jänes. Kook paneb meist ette. Me ka nagu ei lase minna tal. Kogu aeg jõuame järgi. Ma arvan, lõpus me lihtsalt jooksime ta maha. Kui me oleks selle 21 võtnud, me oleks just lõpetanud. Noh, aga sa tunned ju, kui palju meil on energiat. See on sul raiskamine. Täpselt pool veel. Edu teile, kallid jalakesed! Ja. 41 paistab. Ja. Viimane mida. 6 tundi ja 30 minutit hiljem oleme tagasi Värskas. Viibased meetrid veel. Ja tehtud on 43 kilomeetrit. Üle lõppe ilus. Millist sa tahad? Võidu oma. Ainult Värska sanatooriumis lubatakse käia meeste riiete vahetusruumis. Lähe vaata, mis poisid mind ootavad siin. Tšau! Ma pean ütlema, et mul on hea meel, et me oleme jõudnud Tallinnasse, sest ma olen nii väsinud.
Need asjad homme tunduvad toredamadki veel. Aga siis ma vaatan neid inimesi praegu, kes tulevad just praegu siit vastu. Ilmselt nad on terve nädalavahetuse lõõgastunud, kella 12-ni voodis olnud. Teeme seda homme. Tavaiks.